Tere tulemast, hea köögisõber minu kööki. Täna on isadepäev. Täna ma püüan teha perele prantsuse sibulakooki või piruka õigemini, sibula piruka. Selleks ma valmistasin ette 250 grammi võid, see on toasoe praegust, siis 400 grammi jahu, soola muidugi, 1 teelusükka täis, piima 60 grammi, ma seekord kaalusin, aga ta vist mingit vahet ei ole, kas grammides või milliliitrites. Ja 2 munakollast, kuna mul munad on siuksed väiksed, näete, noorkana munad, siis ma panen neid 3 munakollast võtan siit. Ja need ma segan kõik, panen ühte potti, antud juhul siia mikserisse, ma olen natuke laisk ka. Ja siis ma segan need kõik ära ja siis tekib selline väike nagu pallikene ja selle ma panen kile sisse ja panen kilega külmikusse mingi pooleks tunniks kindlasti sinna seisma. Jahu hakkab nagu punduma ja hakkab siis muutub nagu korralikuks aineks. Siin on siis nüüd täidisaine, täidis. Ja siin on siis mul sibulat 600 grammi. Õigemini see on 1 ports, ma enne unustasin ütelda, siin ma teen 2 mahuosa, 2 portsu teeme siin. Et muidu on tal 600 grammi, siin on kilo 200 sibulat ja siis on siin võid on sisse panda 40 grammi, läheb see võid sisse, suhkrut ei lähe üldse, võid, piima läheb siin 600 milliliitrit ehk 600 grammi, tärklist läheb 4 supilusika täit, juustu 180 grammi ja siis läheb siin soola, läheb 2 teelusika täit, musta pipart läheb näpuotsaga ja muskaatpähklid läheb ka näpuotsaga. Noh, siin õigemini, mis ta on nüüd pool teelusika täit on pipart ja pool seda. Nii, ja siis ega siin, kui see tainas on valmis, siin me praeme selle sibulat, tükeldame pool rõngasteks, siis praeme, hakkame praadima ja siis paneme vanni peale natukene vett ja hautame ta pehmeks. Hästi vähekene vett ja see on, pärast näete, kuidas ma seda hautan, seda sibulat pehmeks. Siis läheb sinna juurde piim ja siis see piima segan õigemini tärklisega selle. Ma võtan piima sisse, nagan alguses natukene tärklist, segan selle ära ja pärast panen selle kõik, segan omavahel kokku. Ja siis juustu sisse ja siis ma kallan pärast selle sibul täidisele peale ja siis läheb kõige peale sinna, kui on põhja peale pandud see tainas. Siis kallame selle peale ja natuke jääb meil seda riivjuustu üle ka, siis siputame kõige peale ja läheb ahju. Ja kuskil 45 minutit 180 kraadi juures. Head õnnestumist! Siin ma eraldasin munakollased sellest valgetest või ma toasoe noaga lõikasin need väikesteks kuubikuteks. Siin ma võtan nüüd selle jahu ja õhustan seda jahu siia nõusisse. Te võite segada ka tavalisse sellesse segamisnõusse, aga kuna mul on abiline olemas, siis ma kasutan seda, piinan seda abilist. Et siis nagu on võib-olla mugavam, võib-olla lihtsam ja tal on veel, ta on uus masin ja tal on garantii ja las ta töötab. Ja kui midagi nässu läheb, siis ilmselt vahetatakse ära, korda tehakse see garantii aja jooksul. Nii, jahu on sõelutud ja siia läheb mul sisse nüüd või. Siis läheb sool, piim ja muidugi muna. Ja nüüd ta läheb masinasse. Nüüd läheb see masinasse ja hakkame teda segama. Ja ma panin mitte vispli, vaid ma panin siia selle segamise konksu. Kuna tainas läheb siin paksuks. Ja paneme ta siis pöörlema.
alguses väiksemate pööretega, et minu jahu kogub loopima. Ja siis pärast saab suuremaid pöörteid panna juba. Nüüd ma hakkan ise puhastama siin sibulat, hakin selle ära ja läheb võiga hauta. Näed, läks mingi minut aega mööda, ma võtsin juba ära. Näete, ta on olemas juba. Ta on olemas juba ilus selline pall. Ja käed on mul, näete, puhtad. Ja näed, kui lihtsalt see asi käis. Ja nüüd ma panen ta kas kile sisse või kilekotti. Ja selle kilekotiga, selle pallikese ma panen siis nüüd külmkappi seisma natuks taas. Pooleks tundub vähema. Järeb külmikusse. Nüüd ma hakkan sibulat puhastama. Nii, kell on 12:30, kella 9. Nüüd ma hakkan sibulat hakkima ja nii, sibula näete, enne ma filmimise alguses ma panin, nagu ütlesin, et mul on 2 portsu ja 600 grammi sibulat. 2 portsu on siis tegelikult kilo 200. Ja siin ma näete, lihtsalt käib see sibula puhastamine. Mõned ütlevad jälle, et oi, see nüüd on tohutu, hakkab silmade peale. Kui hakkab silmade peale, tehke sibul märjaks, tehke see laud märjaks ja tehke ka nuga märjaks. Ja siin näed, kus mul on pool rõngat, siin ma lihtsalt suvaliselt hakin nad peeneks. Viimase otsa näete siit, seda ma ei pane, see on kõva puine juurikas selle ma viskan ära. Ja siin kuni läheb hautamiseks ja põhmeks läheb kõik. Et see siin vahet ei ole millise mõõduga ta on, kui ilus ta on. Ja see on viimane sibul, mis näete. See kõva pool, juure pool on siin. Pooleks näiteks ja suvaliselt. Ainult muidugi sõrmi tuleb hoida. Kui ta ravnuga on, siis nalja ei ole. See ravnuga võib pahandust teha. Ja nüüd on sibul mul siis puhastatud ja nüüd ma lähen panni juurde. Nii, see kõva pool, see juurikas ta ei lähe pehmeks ka. See on suure vahe asi. Ja näed, siukene pahtel abides on abiks väga palju. Nii laua koristamisel kui ka tõstmise juures. On ta väga mugav. Muidugi ta võiks olla rooste vabast, aga ei tehtud tookord rooste vabad ja kui ma töötasin ehitusel, siis ei olnud üldse neid saada, aga ta küllaltki lai ja päris hea. Muidugi kõlbab ka siukene, näete, ma ostsin ka sellise, aga see on siis juba mingi rullsviidi tõstmiseks, näiteks ma võtan siis 2 sellega. Võtan siis ma saan tõsta kuskilegi peale või see suurema ostsin nüüd, see on rooste vabast. Nii et köögis tegelikult läheb kõike vaja. Nii, nüüd läheb praadimiseks ja hautamiseks. Pann on tulel ja siia läheb nüüd või peale. Ja läheb sibul siia või sisse. Või korralikult sulada. Ja me võime siia panna pärast sibula sisse, võime panna isegi natukene seda suhkrut isegi, siis ta hakkab kristalliseeruma, selle ilusaks muutub selliseks. Võime panna isegi. Või on sulanud ja siia läheb nüüd see hakitud sibul peale. Nüüd ta hakkab natukene kergelt nagu alt, saab temperatuuri kätte. Ja siis me ei lase teda mitte pruuniks minna, vaid me kallame talle siis tulist vett talle peale. Natukene. Panen veekannuga, panen vett. Nii. Siin ma nüüd panen väikese koguse seda piima. Ma panen siia nüüd, külma piima panen siia kaussi. Nii, ja nüüd ma segan selle tärklise siin külmas vees ära, aga piima ma panen siia soojenema.
Ja nüüd ma segan selle tärklise siin väikse piimaga ära. See peaks olema maisi tärklis. Minul praegust maisi tärklist ei olnud, siis ma kasutasin kartuli tärklise. Selle ma segan nüüd selle siin ära. Ja siis ma kannan selle piima sisse. Tulegi ära natuke väiksemaks. Ja siis umbes kuumutan teda kuskil 5 minutit. Ta ilmselt natukene nagu pakseneb. Nii, tärklis on nüüd segunenud. Ja nüüd ma kallan seda siia sisse. Ja nüüd sibul haub siin ilusti. Juba hakkab sibula lõhna tulema. Ja siia võib muidugi panna soola ka peale sibulale, et tekiks seda mahla. Raputame tal soola ka peale. Sibul hakkab teatavasti selle soolaga eraldama mahla. Näete, siin nüüd rasva ei ole, nüüd ta hakkab pruunistuma. Nüüd ma panen talle tulist vett põhja, mitte palju. Ja siis nüüd ta hakkab siit seest, et ta ei keeks, või ta lihtsalt haudub ja paneme talle kaane alla uuesti jälle. Ja natukese ajast jälle paneme talle vett juurde. Nii et tal natukene põhjas on hästi vähe, vaevalt on vett. Ja siis ta haudub, paneme kaane peale ja nii. Kaan peale lasta, sest kui nüüd vedelikku ei ole, siis ta hakkab pruunistuma, aga meil on vaja, et ta hauduks pehmeks. Nii, ja siin on siis nüüd pudruma kuskil 5 minutit seda piima ja tärklist segasin. Siia ma panen sisse nüüd selle piprakoguse maitseaine, panen selle soola ja panen ka selle teise maitseaine. Ja segan segamini. See läheb pärast sinna sibulale peale. Nii, ja siia ma panen sisse ka selle riivjuustu, mitte kõike kogust. Kuskil 3/4 kogust panen riivjuustu siia. Jätan pärast siputuseks peale. No, koogile nii palju jätan peale siputuseks ka. Nii palju. Nii. Ja nüüd vaatan, mis selle sibula peale sai. Eks see juust siin ole vist ilmselt maitsestamise jaoks. Ja selle koostise, no selline on selline veniv.
selle kallame pärast peale. Nii, see jääb nüüd kõrvale. Vaata, mis sul sibul teeb. Ja, ilusti haug. Umbes üks 15-20 minutit ta haug see sibul siin. Siis ta läheb pehmeks, ta ei tohi tumedaks minna, aga ta samasugune hele. Sest näed, kui põhjast hakkab tumedaks minema, siis on vedelik läinud. Siis me paneme jälle selle sörtsukene vett. Rasva asemel. Ja kaandri alla jälle, las ta haugub. Niimoodi kuskil 3 korda, kuskil nii 15. Nii, nüüd ta on küllaltki kaua siin juba haudunud, näete, tal ei ole siin mingisugust rasva ja ta ei ole pruuniks läinud see ega praadinud, aga ta on haudunud. Ta on enam valget, sellist ei ole. Ja nüüd ma lõpetasin selle hautamise ja panen siia peale nüüd selle koguse seda piima ja tärklise segu. Segan nüüd segamini siin selle sibulaga. Ja see lähebki meil sinna nüüd põhja peale, piruka põhja peale. Ja see ongi meil nüüd see täidis, piruka täidis. Hautatud sibul, maitsestatud piima, tärklise segu. Ja see lähebki nüüd ja pärast läheb ahi mul juba soojaks läheb 180 kraadi juures, teeme kuskil 40 minutit julgelt. Nüüd ma võtan külmikust selle taignapalikese välja, rullin ta laual lahti, nii et ta oleks selle ahjuplaadi suurune. Te teete muidugi poole väiksema selle kõik koguse. Mul on suur pere, sellepärast mul on nii suur kogus. Siis saate 30 koogi vormi või piruka vormi sellisesse panna. No, näete, mul on nüüd olemas see täidis. See läheb nüüd sinna peale. Natuke jahtub ka seni, kui ma rullin. Aga ta midagi ei juhtu ka, kui ta tuline on. See on nüüd siis see täidise osa. Seda võib isegi maitsta, et kuidas ta selle soolaga on. Veitsa normaalne. Ei siin midagi taha juurde. Nii, nüüd ma lähen Nii, siin ma võtsin, näete, selle palikese välja, mis nüüd jahtus koti seest ja nüüd läheb ta lahti rullimiseks. Ega siin muud ei olegi. Teda võib lükata alguses niisama. Laualt teha kergelt jahuga kokku, see paha ei tee. Ja siis muidugi keskelt siia poole ja nii ta asi käib. Kuskil 4-5 millimeetri. Teda võid jälle näed niimoodi koomale jälle panna, kui ta liiga laiali läheb. Ta umbes on nagu paks kartulepudru. Ristküliku kujuliseks, kui enam vähem saame. Nii. Ta läheb kandilise plaadi peale, sellepärast ma teen ristküliku. No kui te teete seal ümmarguse vormi, siis teete vastavalt ümmarguse sellise kuju. Ja natuke suurema kui vorm ja siis servad saavad ka üles keerata.
mul ilmselt ei tule neid servasi. Ilmselt. Aga võib-olla saab ka natukene. Ja sinna läheb see sibulatäis siis peale. Meid huvitab, mismoodi ma selle siis nüüd pannile saan. Üks variant on muidugi ümber rulli keerata. Üks variant. Või teine variant siis, nagu mina täna proovin, oleks keerata kokku. Äkki õnnestub mul. Nii, äkki on juba hea. Ega väga suuremaks ei tahagi. Tundub. Ma vaatan teise vormiga. See vormi suurus on. Jah, mõõt on juba hea. Seda rohkem ei olegi vaja. Nii. Ja siis ma katsun vaata, kus mu agilised on. Nii. Ja nüüd see agiline on mul ka siin. Ma katsun ta siit laua küljest nüüd lahti saada. Ja siis tõstan ta niividi kokku. Ja siis panen kanniga ligidele siia. Nüüd ta oli niividi. Ja nüüd teistpidi kokku. Ja nüüd ma tõstan ta pannile. Nii. Ja samamoodi lahti. Ja siis see ka lahti. No näed, kuidas sai. Seda ma nägin internetist ühel. Üks tore proff tegi niimoodi. Ja nüüd siis nii palju kui saab, siis seda servadesse nii palju paneme ta ka ülespoole. Ega ta kuskile siit ei voola. Aga siis meeldiv on, kui ta on servad nagu selle taina sul ümber selle nagu kaetud kõik servad. Ja kui ta panete klaasnõu sisse, klaas selle piruka vormis lõikate selle tasaseks ka. Selle või suruta natuke alla mõnest kohast, kus on ta. Et ta oleks ühe kõrgune. Ja kui ta on ka natuke kõrgem juhtu sellega mitte midagi. Aga no niimoodi, kui lahti rullituna saime ühtlasema põhja. Nii. Ja siia läheb nüüd täidis peale. Ega siin ei olegi. Nii. Nüüd ma toon selle täidise. Ja vallan selle peale. Ahi, mul on juba valmis juba. Nii. Kõik läheb peale, siin tagasi saa midagi. Nii. Ajame ta nüüd laiali. Ühtlaselt. Ja siis läheb 180 kraadi 40 minutiks. Ja siis ongi meil prantsuse sibulapirukas saabki valmis. Nii palju prantsuse toite on. Ma ise ei ole seal kunagi käinud, ei saagi sinna mindud. Aga nende toitusi ma teen. Nii et Karima, kui sa mind näed, siis kommenteeri, kas sa oled sellist pirukat teinud ja kas sa oled sellist söönud. Väga huvitav oleks teada. Palju eestlased Prantsusmaal söövad kohalikke toite või kõik on Eestimaa toitude fännid. Nii. Ja siia läheb nüüd see riivjuust peale, mis meil siin ongi ilus. Ja nüüd siputame see ülejäänud riivjuustu siia peale ja läheb ahju. Minutiks.
ongi isadepäeva pirukas olemas. Ise omale tehtud. Ma olen 3-kordne vanaisa. Ja pärast saame siis lõunaks kõik terve verega kohvi kõrvale maitsvad pirukad. Maitsvad prantsuse sibulapirukad. Nii. Head küpsemist. Läheb ahju. Nii, nüüd ta tuleb ahjust mul. 40 minutit oli 185 kraadi juures. Nüüd ta jahtub mul ja läheb mõne minuti pärast, 10 minuti pärast läheb söömiseks. Head.